Tere tulemast Eesti Kriketi nädala uudistele. Mina olen Ragne Hallik. Enne kui alustame, ära unusta panna videole like, telli meie kanalit ja jaga seda oma sõpradega, et Eesti Kriket jõuaks üle maailma. See nädal toome teieni tulemused naiste Super 8 liigast ja Eesti Premium liiga viimasest nädalast. Kuid alustame tipphetkedega möödunud nädalavahetuse Eesti ja Soome naiskonna vahel toimunud Finnest Cupilt. Esimese mängu mündiviske võitis Eesti ja alustas löömisega. Liisa ja Jamali alustasid ilusti, powerplay ajal skooriti 45 jooksu, pärast mida 7. voorus Jamali langes. Victoria lõi kena boundary enne kui välja palliti ja see tõi lööma Liina. Koos Liisaga tehti fantastiline 136 jooksuline partnership ja Eesti lõpuskooriks sai 199, kaotades kõigest 2 wiketit. Soome kaotas Haieni ühe oma parimatest lööjatest juba esimeses overis, kui Natalia püüdis ta löödud palli hästi kinni. Kapteni Tiiviaga ühines Stella ja nad tegid suurepärase 84 jooksulise partnershipi, viies skoori 96-ni. Pärast mida Stellaga ei jõudnud enam oma pessa tagasi, sest väljakult viskega tegi Natalia imelise runnouti. Wiketid hakkasid regulaarselt langema ja ajaks, kui Maret pallis Tiivia välja, kes oli skoorinud 49 jooksu, oli Soome tõsistes raskustes. Lisaks sellele langesid lausa 4 wiketit ja skooriti kõigest 20 jooksu. Soome lõpetas mängu 167 jooksuga, kaotades 9 wiketit ja sellega kinnitas Eesti 32 jooksulise võidu. Parimaks mängijaks oli Liisa, lüües 69 jooksu ja võttes 3 wiketit. Teine mäng oli vähendatud 15 mänguvooruni ja Eesti alustas taaskord löömisega. Kiitma ja Natalia alustasid kenasti, skoorides 48 jooksu, enne kui Kiitma välja palliti powerplay viimase palliga. Natalia langes peatselt isegi, mis tõi löögile Piniši ja Liisa. Nad lõid kahe peale 84 jooksu ja Liisa oli taaskord kõrgem punktide lööja oma 43 jooksuga 32 pallist. Eesti skooriks 134, kaotades 2 wiketit. Kõigest mängu teise palliga kaotas Soome Stella, ühe oma esimestest lööjatest, kui lõi palli Liisa suunas, kes selle ilusti kinni püüdis. Mõlemad Tiivia ja Haien skoorisid hästi, jõudes 41 jooksuni, mis hetkel Haien püüti väravahi Shifa poolt kinni. Uuslööja Tanojiga ja Tiivia viisid Soome ilma raskusteta võiduni, saades viimased vajalikud jooksud 13. voorus. Parimaks mängijaks oli taaskord Liisa, ühe püüdmise, ühe wiketi ja 43 jooksuga. Raiders võitis mündiviske ning nad valisid esimesena pallimise ja see otsus kandis koheselt vilja. Nad said powerplay ajal 4 wiketit ja asusid kindlalt juhtpositsioonile, kuni löömad olid Murali ja Ashis, kes stabiliseerisid Unitedi inningu. Nad viisid skoori 87-ni, millal wiketid hakkasid taas langema ja lõpetasid 19. voorust löödud 112 punktiga. Parimad pallijad Raidersi poolt olid Roni ja Ehsanur, kes mõlemad võtsid 3 wiketit. Raidersi skoorimine algas aeglaselt ja ei tundunud, et neil on võimalus see mäng võita, kuna United võttis regulaarselt wiketeid ja ei lasknud ühelgi partnershipil kaua kesta. Nad lõpetasid skooriga 91 jooksu, kaotades 9 wiketit, mis andis Unitedile võidu. Parimaks mängijaks oli Murali 22 jooksu ja 3 wiketiga. Rising Stars valis esimesena löömise ja said hea alguse, kui powerplay ajal ei kaotatud ühtegi wiketit ning löödi 49 jooksu. 2 esimest lööjat lahkusid peatselt ja kui 15. voorus Yusuf pallis Jetia välja, algas Rising Starsi lagunemine, lüües kõigest 22 jooksu ja kaotades lausa 5 wiketit. Lõpetati skooriga 123 ja 8 wiketit. Stallionsi esimesed lööjad Saif ja Rifak hävitasid Rising Starsi pallimise skoorides ilma raskusteta ja viies juba 7. vooruks skoori 97-ni, millal nad mõlemad lahkusid mängust. Viimased jooksud Stallionsil tulid 10. voorus, kus Shishan ja Jetia kindlustasid 7 wiketilise võidu. Parimaks mängijaks oli Saif 67 jooksuga kõigest 26 pallist. Strikers võitis mündiviske ja alustas pallimisega, aga alguses peale oli juhtpositsioonil Stallions. Esimesed lööjad Saif ja Gulam ei alastanud, kui juba powerplayst löödi 81 jooksu ja kui esimene wiket langes 10. overis, oli skoor juba 117. Saif jätkas heas tempos, lüües 126 jooksu kõigest 71 pallist, kuni ta lõpuks langes viimases voorus. Stallions lõpetas hiiglasliku 235 jooksuga, kaotades 4 wiketit. Mängu jätkumist viivitas vihm ja ajakava tõttu vähendati mänguvoore. Strikersi eesmärgiks tuli 155 jooksu, mille pidi saavutama 15 vooruga. Habib ja Bilal tulid välja selge sihiga kiirelt skoorida. Habib saadi välja juba teises voorus. Mõlemad Ali ja Arslan langesid 5. voorus ning kui Bilal lüües 26 jooksu lahkus 9. oli Stallions mängus ette rebinud. Shayani hädavajalikud 41 jooksu kõigest 26 pallist andsid Strikersile veelgi mõningast lootust, kuigi ka neist ei piisanud. Stallions võitis 35 jooksuga ja lõpetas hooaja ühegi kaotuseta ning kroniti liigameistriks. Parimaks mängijaks oli Saif, lüües 126 jooksu.
Meie missiooniks on levitada kriketit kõikidesse Eestimaa nurkadesse. Järgmise paari kuu jooksul reisime mööda Eestit ja võtame teid kõiki kaasa. Loodame, et liitute meiega, kui uurime Eestimaad rabadest randadeni ja loodetavasti mängime kriketit. Iga video lõpus ma õpetan teile veidi kriketit. Sel nädalal wicket ehk värav. Väljakumängijate töö on lõhkuda väravad, et lööjad välja saada. Kui lööjad on väljas, siis seda kutsutakse ka väravaks. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmisel nädalal.